Sa kujutad ette, on jõulud läbi, eks ole. Kõik tööd on tehtud ja nüüd, vaata, nüüd sadas lumi maha. See on jõuluime, jõulude ime. Jah, mis ime. Oleks jõulude ajal tulnud, siis oleks ime olnud. Aga korraks tuli lumi maha. Korraks, jah. Korraks. Narris ainult. See on narris. Oleks lumi maha jäänud, siis oleks ju kõik jumalast. No loodame vähemasti, et nüüd jääb lumi maha. Kuidas sul muidu läks? Suhteliselt rahulikult. Et võrreldes eelmise aastaga oli ikka natukene vähem. No ja see aasta oli tõesti eriline selle poolest, et suurem jagu neid pidusid, mis meil oli peaaegu kõik peod, mis olid õues ju. Täpselt nii, minul oli ka, jah. Tead, mis oli erilist veel? Nii. Seekord mulle kingiti ka. Ma sain mitu kinki kohe. Näed, üks selline on see käekell siukene. Ja vägev käekell. Mulle ka kingiti käekell. Näed, selline. Ahoo. Oi, vägev. Mina tegin omalt poolt kasule kingituse. Sa tead, ma olen selline suur teesõber. Ja sellepärast ma kingit sulle ühe siukse jõuluvanaga tee. Oi, ma tänan sind, Juhan. Ka minul on sulle väike kingitus. Jah. Ole hea. Oi joo. See on küll vahva. See on ka tee ju. Täitsa tee. Nüüd siis tuleb välja niimoodi, et me vahetasime teid. Jõulutee, see on ikka eriti. Aga kuule, minul oli siukene asi, et ükskõik kuhu kohta ma ka ei läinud. Nii. Igal pool paugutavad. See on Saluudid ja paugutamised. See on väga inetuses suhtes, et minu teada jõulude aeg peaks ikka jõulurahu olema ja ei tohiks nagu pauke teha, siis kõik need koduloomad, koerad, kassid, kõik jõuluvanaga isegi ehmatab selle peale. Otse endast mõista on ju jõulud selline perepüha. Pere tuleb koju, no ja mis sa seal kodus ikka nii väga paugutad. Uue aasta puhul tehakse ju saluuti ja värki. Jah, olen ka täitsa nõus. Aga midagi võiks ette võtta. Ma mõtlen, et äkki saadaks kirja. Noh, jõuluvanad võiksid ju kirja saata. Kas siis valitsusele või kohalikule omavalitsusele. Et nad siukse asja ära keelaks. No ma ei tea, kas sellest keelamisest kasu on, aga vähemasti, et nad inimestega räägiks. Et see ei ole ju õige või normaalne, kui jõulupühade ajal paugutatakse. Kas või see 3 päeva, mis meil on siin jõulupühad, kas või see aeg võiks olla rahulik? Võiks küll, täiesti. Kirjutame valitsusele ja räägime oma murest ka. Teeme niimoodi, sellepärast, et siis on asjad juba jooksma pandud veerema. Ja, lõpetame selle jõulu rõõmsas meeleolus. Teeme niimoodi, et võtame pillid kätte ja teeme ühe vägeva jõululaulu. Ja teeme. Selle jõululaulu, mida kõik peaksid teadma ja kõik võiksid meiega rahulikult ka kaasa laulda. Tiliseb aisakell, lumihell, tiliseb aisakell, kiirgab mets ja hiilgama, mööduvad saadid reed, pikised talvisteed, üle sooja karjamaa, üle heinamaa. Tiliseb aisakell, lumihell, tiliseb aisakell, kiirgab mets ja hiilgama, helgivad tuuleteed, talveteed, külateed, rõõmsad pühad igal pool, üle kogu maa. Tiliseb aisakell, lumihell, tiliseb aisakell, kiirgab mets ja hiilgab maa. Vaat see oli päris hea lõpetus. Oli. Aga tead, miks lapsed nii kiiresti laulavad? Nad laulavad natukene kiiremini kui meie. Nii, ei tea, ei ole selle peale üldse mõelnudki. Sellepärast, et nad tahavad kiiresti kätte saada. Ja, vaat kavalpead. Aga laseme nüüd siis jõulukelukesel veel heliseda ja ütleme kõigile headele lastele nägemiseni järgmisel aastal.